See firma loodi 20 aastat tagasi. Ja. Miks seda firmat, millest see idee tuli, et seda luua? See on raske öelda täna, aga minu mõte oli selline, et kõik firma asutajad olid teadurid. Aga meil oli tunne, et me saame teha natukene rohkem kui ainult teadus. Ja meil oli 5-6 firma asutajad, kes töötas firmas esimesest päevast. Ja meie idee oli teha mitte ainult uuringud, aga tehnoloogia arendus ja või välja töötama toodet, millega me saame teha midagi ja teised inimesed saavad ka teha midagi. Idee oli selline, et teadus, see on algus ja siis läheb tehnoloogia arendamine ja lõpptoode. Ja kui kogu protsess me teeme ise, siis see, millest me mõtleme ja miks firma oli asutatud. Aga mis toode see oli siis, millest te mõtlesite? Ja. Esimene toode, või uuringud, mis me tegime, see oli distantsondeerimine või kaugseire. Ja see oli kasutatud või välja tootatud enne, kui firma oli asutatud. Ja me tegeleme sellega tehnoloogia 6 aastat enne, kui asutasime firma. Ja siis me saime aru, et sellega tehnoloogia me saame teha palju rohkem. Ja me esimene toode oli laseriseade, millega me saame avastada õlireostus mere keskkonnades. Ja see oli esimene tehnoloogia ja ta jääb meie primaarne tehnoloogia tänase päevadest. No see on nüüd Eestis loodud firma, Eesti firma. Ja, see on täiesti Eesti firma. Kõik asutajad oli Eesti kodanikud ja me elasime siin Eestis ja töötasime Teaduste Akadeemias. Millise panuse te olete andnud teie enda arvates Eesti teaduse ja tehnoloogia arengusse selle firmaga? Meil oli erinev kogemus ja meil on paar asutajat, mina ja minu kolleeg, kes on meie R&D direktor, doktor Parivkina. Ta tegeleb rohkem ökoloogia probleemidega ja ma teen rohkem või kontrollin või arendan rohkem kaugseire tehnoloogiat. Ja meie kolleegid oli elektroonikud, tarkvara inseneerid ja spetsialistid laseri tehnoloogiades. Ja see kogemus, mis meil oli, me panime nagu meie panus firmasse. Ja ma pean öelda, et täna meil on veel 5-6 inimest, kes töötab firmas esimesest päevast. Nad jätkavad firmas ja nad panevad edasi oma kogemus firma arenduseks. Kuidas see firma on kasvanud? 20 aastat on päris pikk aeg. Te ütlesite, et alustasite väikese grupiga. Ja. Meil oli paar täpselt perioodi firma ajaloos. Esimene periood oli 7 aastat või 8 aastat, millal firma tegeles põhimõtteliselt nagu privaat instituut või erainstituut. Ja me tegeme tehnoloogia väljaarendamine. See tähendab, et me vaatasime, kuhu me saame kasutada või kus me saame kasutada meie kogemus ja meie riistad ja meie tehnoloogiat. Me leidsime aplikatsioonid, kus me oleme konkurentsvõimendik ja kus me saame edasi arendada meie asjad. Ja see oli väga kasulik aeg sellest, et me saime kätte palju patendid, palju publikatsioonid ja see teadus- ja arenduskogemus kogunes selles ajades. Ja siis tuli üks partner ja ta on firma partner Endalsiv, kellega me algasime uus etapp ja see on etapp seotud kommertsialiseerimisega. Ja me algasime leia turud, kuhu me saame müüa kliendid ja see on teine etapp ja me oleme selle etapi lõpus. Selles, et meil on mitte ainult toodet valmis, meil oli tehtud 2-3
spin-offid. See tähendab, et kui me leidsime, et meil on toode, mis on võimalik kasutada turul, me proovisime leida partnerid sellel turul ja teha koostöö. See on selleks, et väga raske väikest riigidest müüa midagi kõrgtehnoloogia erialal, aga kui teil on õige partner sama turul, siis positsioon on palju tugevam. Kes teie partnerid on? Ja meie partnerid olid Saksamaal üks väike firma, me töötasime koos 5 aastat ja siis meil oli partner Iisraelis ja me esitasime meie firma Kanadas ja siis me tegime Kanada firma nagu meie filiaal Ottavas ja hiljem me tegime üks firma Ameerikas ja sellel poolt LDI on natukene erinev kui teised Eesti firmad. Nagu ma tean, me oleme ainuke firma, Eesti firma, kes tegi investeerimine Kanada ökonomika sisse. Ja see oli ja on väga oluline rahvusvaheline kogemus. Sellest, et Ameerikas meie firmas töötavad ameeriklased, Kanadas kanadlased. Ja see tähendab, et see meeskond on väga rahvusvaheline. Kui suur see firma rahvusvaheliselt juba on? Siin Eestis meil on 37 inimesed töötavad ja väljaspool 16 või 17. See ei ole täpselt number sellest, et meil on tudengid tulevad ja ajutised lepingud me kasutame ka, kui vaja mingisugused projektid teha. Te ütlesite, et 2 faasi oli algus, kui oli nagu see erainstituut, siis oli siis, kui te laienesite. Mis võiks siis nüüd 3. faas olla? 3. faas on selline, et praegu LDI positsioon maailmaturul oma valdkondades on väga nähtav. Ja me tahame teha järgmine samm niimoodi, et meie positsioon läheb kõrgem. Niimoodi, et me leiame suur institutsionaalpartner, kellega me saame arendada edasi, aga juba kõrgem tasemel meie tehnoloogiat. Ma annan paar näidet, näiteks õlireostuse asjad. See on turu pool väga raske aplikatsioon sellest, et meie kliendid on riigid põhimõtteliselt ja me peame olema tugev ja meil peab olema institutsionaalsed partnerid, siis riigid saavad osta. Kui me oleme väike firma, siis võib-olla Eestis me saame müüa midagi, aga mitte Ameerikas ja mitte Kanadas. Ja sama raske aplikatsioon on meditsiinitehnoloogiad näiteks. See on nii suur barrier turule minna, et ei ole võimalik üldse investeerida nii palju aega ja finantsressursid ja on vaja leida partnerid selleks. Vot see on meie järgmine samm. Ja see meetod või strateegia, mis me kasutame, me nimetame see nagu critical distance strategy. Me leiame partnerid kuskil ja siis me teeme koostöö ja selle koostöö alusel me kiirendame kogu protsess turule või turu avastamise protsess meie jaoks. Nii et kui te alustasite teadlasena, siis nüüdest on saanud ärimees? Jah, umbes nii. Aga mis on oluline, et see bilanss peab olema, et kui me teeme kõrgtehnoloogia toodet, ei ole võimalik, et me ei ole teadlased. Me peame rääkida meie kliendidega sama keeles, mis nad saavad aru. Sellest, et jah, see on äri, kui me müüme, aga ostuotsus on tehtud eksperdi arvamuse alusel. Ja see tähendab, et enne kui me müüme midagi, meil on vaja näidata, et me saame teha ja meil on vaja rääkida täpselt sama keelega meie kliendidega. Ja selles me kuni tänani me teeme palju publikatsioonid, meil on palju patendid tehtud ka ja rahvusvahelised Ameerika patendid, Kanada patendid, Euroopa Liidu patendid. Ja see on meie väga oluline tegevus.
kui me ei ole nähtav teadusmaailmas, siis on väga raske öelda, et me saame müüa midagi, mis on kõrgtehnoloogia erialal. Kas te kujutate ette, et see maja, kus see firma praegu asub, jääb varsti väikeseks? Ja sellest me tegime otsus, me koolime, loodan, et sellel suvel uue majasse ja see on maja, mis ehitab Ülemiste City ja maja on tehtud meie projekti alusel ja me loodame, et selles majas me saame teha rohkem tööd, rohkem efektiivselt ja kui vaja, siis me saame veel teha laiemaks meie kontori ja tootmise osakonna. Kas nüüd 20 aastat hiljem tagasi vaadates olete rahul, et te selle firma lõite? On see kõik nii, nagu te kujutasite ette või palju rohkem? Kindlasti ja. See on nii. Samal ajal tegime palju vead ja see on ka... Näiteks? Näiteks, kui ma teen veel kord samad asjad, võib-olla ma teen või ma võrdlen, mis projektid ma võtan töösse, mida ma ei võta. 20 aastat tagasi meil oli palju ambitsioonid ja väga madal arusaamine, mis on kõrgtehnoloogia turg ja mis turg üldse on. Ja sellest võib-olla me saame teha veel kord efektiivsem, aga põhimõtteliselt ma ütlen, et me oleme väga rahulik, millega me tegime. Kui see firma oli ehitatud Eestis ja me vaatame ja tahame, et see on Eesti firma ja selline arusaamine on olemas. Meie meeskond on 50% venelased ja eestlased, aga ikka see on Eesti firma ja me oleme positsioneeritud nagu Eesti kõrgtehnoloogia firma ja meil on palju rahvusvahelised projektid, kus me osaleme nagu Eesti esindaja. Ja, kui te ütlesite, et kui te alustasite, siis Eestit ei teatud eriti palju. Et oli nagu missioon Eestit ka tutvustada. Täpselt nii, me nägime see nagu meie missioon, et me teeme selgeks, mis on Eesti ja kus ta on. Sellest, et esimesel aastal, kui Eesti Vabariik oli asutatud konverentsides, inimesed küsisid meie poolt, kus see on üldse ja mis see on. Ja see oli ka missioon, millega me tegeleme ja ma olen väga rahulik sellest, et me oleme partnerid ja liikmed palju Euroopa Liidu assotsiatsioonides, kus me oleme Eesti esindajad. Aitäh!